üheks põhjuseks, miks on väga keeruline ennast lahti rebida nartsissisti, sotsiopaadi, psühhopaadi raudsest haardest, on põhjus, et elu nendega või ka koostöö näiteks nendega on nagu sisuliselt Ameerika mäel sõitmine, ehk siis kihutate üles ja alla ja üles ja alla. Tõsi, tavaliselt allpool olekut on tulduvalt rohkem kui seal ülevalpool, aga põhjus ongi analoogne nagu niinimetatud Ameerika mägedel lõbustuspargis. Ehk siis, kui kõik on halb ja ta näeb, et see ei toimi, antakse teile natukene preemiat, mis tähendab seda, et te kihutate üles suunas. Mis see preemia olla võib, on näiteks, et ta käitub äkki korraga nagu päris mõistlikult. Või et ta näiteks tekitab teis kaastunde sellega, et kuidas tema elus ikka asjad on niimoodi läinud. Või ta võib isegi ka endale nii-öelda tuhka pähe raputada ja väita, et jaa, et loomulikult, et see asi polekski nii hull olnud ja tal on väga kahju. Ja kusjuures tavaliselt, kui ta ütleb, et tal on väga kahju, järgneb põhjendus, mille läbi te kuulete, et tegelikult olete sellise olukorra, et tema pidi niimoodi käituma, tekitanud teie. Ja järgneb niisugune süütunnet tekitavate väidete laviin. Ta õigustab ennast ja te hakkategi mõtlema, et näed, nüüd ta veel ka hämab reaalsete faktidega, et võib-olla tõesti, et tänu sellele, et teie mõistsite teda valesti, te saite valesti millestki aru, et ta tegelikult ei tahtnudki, et asjad läheksid niimoodi. Tunnete te süüd ja nüüd otsustate, et jaa, siiski küsimus ei ole temas, vaid teis. Eriti kui on kaasnenud reaalsuse ja reaalsete sündmuste kas seonduva informatsiooni hämamine. Ehk siis tegelikkuses toimunut presenteeritakse absoluutselt teisiti ja tõepäraseid fakte moonutatakse vastavalt sellele, kuidas tema seda paremaks peab, et teid uuesti võrku saada. Ja võt seesama dopamiini tase nii-öeldes, mis tekib tänu sellele, et on need tõusud ja mõõnad ja see ootamatus ja te olete sisuliselt nagu kogu aeg valvel, siis ühtepidi tekitab tohutut väsimus, sest et kogu teie närvisüsteem kogu aeg skanneerib, mis on järgmiseks tulemas. Ja teistpidi jällegi on see, et see tekitab nagu põnevust. Ja meil on vaja väljakutseid. Tõsi, mitte selliseid, aga aju oma olemuselt tahab saada väljakutseid. Ja nüüd tänu sellele, et seal tekivadki niisugused neurofüsioloogilised reaktsioonid, siis me oleme selles võrgus päris hästi kinni. Lisaks sellele, see kõik, et see pinge on pidevalt üleval, olete te suhteliselt tavaliselt üleväsinud, sest et te olete ju valvel pidevalt. Näiteks, kui teil olid sellised vanemad, kus kodus olid ootamatud skandaalid, ootamatud draamad või nad olid näiteks emotsionaalselt väga ebastabiilsed enda käitumises, siis te harjusite juba lapsena kogu aeg jälgima ja valvel olema, mis toimuma hakkab. Ja te olite valmis kohe tormama seda situatsiooni lahendama, sest nagu ma olen eelmistes videotes juba rääkinud, me kõik püüdleme nii-öelda selle rahuliku, hea enesetunde suunas, mitte ülevoolava õnne suunas, vaid just see, et me saaksime olla rahulikud. Ja selles mõttes, kui teil oli taoline lapsepõlv, siis te olete juba ette väga hästi omandanud treenituse taseme, võiks öelda, mis omakorda kogu aeg läheb edasi teie järgmistes suhetes ja mitte ainult lähisuhetes, vaid ka näiteks tööl. Selleks, et ära hoida mingit potentsiaalset skandaali või draamat,
olete te kohe nõus tegema kõik selle nimel, et seda ei toimuks ja seeläbi ka olete väga hästi manipuleeritavad. Põhimõtteliselt võiks öelda, et ega see ei ole teie süü. Mitte kellegi, mitte ühegi ohvri süü see ei ole, et ta satub ohvriks, vaid lihtsalt meil kõigil on olemas oma inimlikud vajadused, kaasa arvatud see, et meid aktsepteeritakse sellisena, nagu me oleme, tunnustuse vajadus, läheduse vajadus, turvatunde vajadus. See kõik ongi just see, eks ole, et me tunneksime ja saaksime olla rahulikult inimestena inimesed. Ja nüüd tulles tagasi nende Ameerika mägede juurde, ongi see ka, et eks ole, et hetkedel, kui kõik tundub täiesti masendav, nüüd te istute seal, nii-öeldes mõtlete oma negatiivseid mõtteid, olete valmis selleks, mis hakkab toimuma, te olete üleväsinud. Läbi selle juba, kui me oleme üleväsinud, see on mikspärast uni on ülioluline meile. Meiega võtame väga niisugune ultreeritult seda maailma vastu. Ja kõik see, et me oleme pinges ja tegelikult mõjutab kogu aeg kõiki meie eluvaldkondi. Mitte ainult tervist, mitte ainult suhteid selle isikuga, kes teid manipuleerib, vaid ka seda näiteks, kas te olete üldse võimelised midagi töölt tegema, kui te olete niivõrd väsinud. Teil on fookus pidevalt hajutatud. Miks see fookus on hajutatud? Ongi see, et te kogu aeg just skanneerite, mis on potentsiaalselt järgmine samm, mida taolised isikud võiksid teha. Ma mäletan, kui kunagi ühes organisatsioonis oli ikka niisugune 10 palli skaalal 7-8 punkti juht, nii-öeldes kõva valgekraeline psühhopaat. Ja siis, kui need töötajad, ma küsisin, et kuidas teil siis siin läheb, ja siis üks ütles niimoodi, tead, igal hommikul me vaatame, mis tujus on boss. Kas me peame tema silma alt kaduma või me saame teha tööd. Aga see etteaimamatus, ehk siis missugune võib olla vastaspoole reaktsioon, tekitab, kui me võtame näiteks töökoha kontekstis, jagu täieliku usaldamatuse. Samamoodi ka lapsena, eks ole. Kui te ei tea, kuidas moodi vanem potentsiaalselt võib reageerida, kui teil on mingisugune probleem, siis te pigem jätate selle rääkimata, sellepärast, et see on kergem variant ja te nii-öeldes ka veel lükkate seda edasi vähemalt või üritate peitu panna seda tõelist probleemi kalevi alla kuidagi ära nagu materdada. Peaasi, et ta teada ei saaks, sest et see, mis sealt võib järgneda, on veelgi hullem. Mul tuli praegu meelde see, kuidas kunagi kooli ajal, meil oli üks füüsikaõpetaja oli selline. Ütleme nii, et taolised õpetajaid ma väga loodan, et väga palju ei ole, aga meid ikka õnnistati tookord sellega. Ja tund nägi välja täpselt selline. Ehk siis täiesti ootamatult parsatas ta välja näiteks ja nüüd see valem ja ütles siis õpilase nime, kes pidi kähku püsti kargama ja seda valemit siis peast ette dikteerima. Me olime konstantses hirmus. Me õppisime kõikides tundides põhimõtteliselt, mis eelnesid siis füüsikale. Me tegelesime ainult sellega. See oli nagu surmahirm, kusjuures seal ei tohtinud mitte ühtegi korda eksida. Teistsuguseid lahendusi, kui tema lahendus, neid ei tohtinud olla. Ja mis siin salata, ega see nüüd hinnete taset küll ei tõstnud ja palju meil meelde jäi, oli väga küsitav. Sellepärast, et kui me oleme pinges, siis ka meie aju ei suuda normaalselt funktsioneerida. Näiteks ta ei suuda ka isegi lahendusi mõelda. Seepärast, et kogu tema fookus on ainult sellel, võitle, põgene, hullem veel, tardu. Ja võt see tardumine, see on see, mis meil jääb kuskile kukla taha. Ehk siis, kui taoline on näiteks õpetaja, kellel on võim üle õpilaste, siis ta tekitab jäävaid kahjustusi. Lisaks sellele on kahtlemata alati taolistel tumedatel tegelastel oma soosikud. Oma soosikud on ta siis, näiteks psühhopaadist ema või boss või ülemus või
mõne poliitilise partei liider, siis alati tal on nüüd osad, kes on nii-öeldes tema poolt välja valitud. Tavaliselt need on isikud, kes üldse vastu ei hakka, vaid täidavad kinnisilmi ja koheselt kõike tema soove. Need samad isikud väga sageli langevad hiljem just nimelt ohvriks, sest et valgekraeliste psühhopaatide puhul näiteks nemad jäävad hiljem süüdi, mitte see nii-öeldes selle, kuidas ma nüüd ütleksin, meduusi pea, vaid need, kes on need käsilased. Ja sellepärast, kui te nagu saate aru sellest, et teie elu seisneb sellest, et natukene antakse lootust ja siis purrustatakse see jälle. Siis tehakse teile selgeks, et jah, tegelikult teie oletegi selles süüdi, et tema üldse niimoodi käituma peab. Või mängitakse kaastundele, rääkides kurbi lugusid, mis kõik on nende kannatused siin elus olnud, et te jälle appi tõttaksite. Siis pidage meeles, see on manipulatsioon. Ja sellest välja saada on just seetõttu keeruline, et on nii-öeldes helgemaid hetki, millele järgneb jälle kuristik, mis on põhjatu. Ja võt seesama, näiteks ka see kaastunne, miks see tuleb nagu mängu, ongi see, et ta räägib niivõrd usutavalt, niivõrd nõretavaid lugusid, kuivõrd kohutav elu tal on olnud, mis muuseas ei pruugi üldse ja tavaliselt ei vastagi tõele. Nii nagu tema kiidukõned ei vasta tõele, aga egomaaniast me teeme eraldi, ma teen eraldi loengu. Ja kuidas see väljendub, sest seal on erinevalt, kuidas naised ja mehed, psühhopaadid seda kasutavad. Aga jah, just see, eks ole, et te kogu aeg mõtlete, et jah, tema vaene ohver, mina suur päästja ja lihtsalt sellepärast, et ta pole kokku puutunud ennem mõistvate, toredate, südamlike isikutega, ongi ta nüüd selline. Aga uskuge, ei ole. Sest ükskõik kui hulludest olukordadest tulevad inimesed, kus nad pärinevad, ükskõik mis keskkonnast ei tule, aga see ei tähenda seda, et nad peaksid saama taolisteks. See, mis on psühhopaadi, sotsiopaadi, nartsissistile omane karakteristik, see on rodukäitumisjooni, mis pidevalt korduvad. See ei ole see, kus ta üles kasvas või mismoodi temaga on käitutud. Mitte mingil juhul. Kunagi oli Dalai Lama see, kellelt üks intervjueerija küsis, et kuidas kasvatada inimestes kaastunnet. Ja vastus oli läbi kannatuste. Reporter ei saanud sellest aru ja mõtles, et Dalai Lama ei saanud sellest aru. Küsis uuesti ja jälle tuli sama vastus. Läbi kannatuste. Sest et kui meist keegi on kannatanud taoliste emade, isade all, taoliste töökaaslaste käest, taoliste bosside või elukaaslaste käest, siis me ei hakka samamoodi käituma. Jah, me võime algselt kopeerida tema käitumist, aga me tunneme iseenda suhtes vastikust, et me niimoodi käitume ja me ei suuda seda teha. See, mis on omane tumedatele tegelastele, need on ikkagi hoopis teistsugused näitajad ja nad naudivad seda tegevust. Nad naudivad seda, et teid süütunnet tekitada, nad naudivad seda, et teid alandada, nad naudivad seda, kuidas nad teiega mängida saavad. Aga ohver on alati ohver, kuni ta ise otsustab, et nüüd on aeg see lõpetada. Ehk siis see roller coaster ehk siis Ameerika mäed on see, mis teeb selle asja keeruliseks, aga ärge minge sinna lõksu. Seal ei ole niimoodi, et täna sajab vihma, aga homme on päike. Seda päikest te näete ainult kiirtena, aga seda päikest, et see taevas läheks siniseks ja kõik läheks kenaks, nende puhul kindlasti ei tule. Olgu see siis äris või kooselus. Nii et jõudu. Teie peate otsustama, et te tulete sellest välja. Veel informatsiooniks, et mul on praegu veel jäänud paar kohta kursusele mõtted, identiteet, tulemused, kus ma räägin väga põhjalikult sellest,
kuidas meie aju töötab, kuidas me enda identiteeti kujundame ja kuidas moodi oma eesmärke saavutada. See ei ole küll mitte ainult kontekstis suheldes psühhopaadiga, vaid laiemalt. Aga kui me sellest aru saame, on meil lihtsam ikkagi ka nende võrgust välja murda. All on olemas informatsioon ja link, registreeru ja kui sa kasutad sõna YouTube, on 15% kursusel osalemine odavam. Nii et pead püsti, taevas saab olla sinine, Ameerika mäed on need, mida te võite iseendale tekitada või nendega sõitma minna lõbustusparki. Selleks teil ei ole vaja kõrvale ühte tumedat tegelast.